elas kord vaene lesknaine koos oma ainsa poja Jackiga. Jack oli üleannetu jõnglane, kes sattus tihti sekeldustesse, aga ta armastas oma ema väga. Neil polnud kunagi raha ning nende ainus varandus oli musta-valge kirju lehm. Ühel päeval polnud neil midagi süüa ja ka lehm ei andnud piima. Me peame lehma maha müüma, ütles Jacki ema kurvalt. Vii ta homme turule ja kauple tema eest hea hind. Järgmisel päeval hakkaski Jack lehmaga turuplatsi poole astuma, kui kohtas teel üht veidrat meest. Kena lehm teil, sõnas mees Jackile. Kas te ei tahaks seda koti ubade vastu vahetada? Need on võluoad, nagu te varsti ise näete. Mu ema saab kindlasti vihaseks, mõtles Jack, aga jutt võluubadest kõlas nii põnevalt. Nii ta siis vahetaski lehma ubade vastu ja läks koju tagasi. Kui Jacki ema kuulis, mida poiss teinud oli, sai ta maru vihaseks. Sa vahetasid meie ainsa vara natukese koti ubade vastu. Nüüd pole meil enam mitte midagi hinge taga. Ema viskas oad aknast välja ja saatis Jacki magama. Järgmisel hommikul ärkas Jack üles ja vaatas aknast välja. Nende tillukeses aias kasvas hiigelsuur oavars. See oli nii kõrge, et varre otsa polnud pilvede seest nähagi. Need olidki võluoad, mõtles Jack imestunult. Ei tea, mis selle oavarre tipus küll olla võib. Jack hakkas mööda oavart üles ronima. Ta ronis muudkui kõrgemale ja kõrgemale, kuni kogu küla paistis talle kätte nagu peo peal ja kodumajake oli muutunud pisikeseks mustaks täpiks. Jack ronis isegi pilvepiirilt kõrgemale. Lõpuks jõudis ta oavarre tippu ja leidis end täiesti uuest maailmast. Kõik oli seal hiigelsuur. Karikakrad kõrgusid Jacki pea kohal. Rohi oli sama kõrge kui mets ning põrnikas umbes sama suur kui kass. Jack nägi kaugustes üht lossi ning otsustas seda lähemalt uurima minna. Ta oli just lossi sisse hiilinud, kui kuulis valju häält. Tümps, tümps, tümps. See oli lossis elav hiiglane, kes saabus tagasi koju. Jack ronis suurde ahju peitu ning piilus sealt salamisi välja. Hiiglane tassis oma õlal 3 suurt kotitäit kulda. Äkitselt tõmbas ta ninaga õhku ja möörgas. Maja lõhnab täpselt nii, et on inimene siin. Kui ma tema kätte saan, kondid jahuks jahvataan. Hiiglane asus Jacki otsima, kuid ta ei taibanud ahju vaadata. Lõpuks vajus hiiglane köögilaua taha magama. Jack tegi ahjuukse lahti ja hiilis välja. Ta haaras ühe kullakoti ja jooksis sellega tagasi oavarre juurde. Jack ronis koos kotiga ettevaatlikult maa peale tagasi. Tema ema oli poega nähes väga õnnelik ja nüüd oli neil mitmeks kuuks piisavalt raha. Kuid lõpuks sai raha otsa. Ma pean ronima uuesti pilvepiiril asuvasse lossi, otsustas Jack. Hiiglast polnud jälle kodus, kuid tema köögilaual oli ilus kana. Jack tahtis seda just kaasa haarata, kui hiiglane koju jõudis. Hiiglane möirgas. Maja lõhnab täpselt nii, et on inimene siin. Kui ma tema kätte saan, kondid jahuks jahvataan. Jack jooksis ühte suurde hiireauku peitu ja hiiglane ei leidnud teda sealt üles. Hiiglane võttis kotist välja kullast harfi ja hakkas seda mängima. Äkitselt munes kana puhtas kullast muna. Hiiglane vaatas seda rahulolevalt
ja jäi peagi magama. Jack hiilis oma peidupaigast välja, haaras kana kaenlasse ja jooksis köögist välja. Kuid kana kaagatas korra ja hiiglane ärkas üles. Ta nägi, et tema linnuke on kadunud. Jack jooksis samal ajal juba oavarra juurde. Kodus üritas Jack kana munema saada, kuid see vaid kaagutas kurvalt. Meil on vaja kuldset harfi, taipas Jack. Ta ronis jälle mööda oavard üles lossi pilvepiiril. Jack otsis terve hiiglase maja läbi ja leidis harfi lõpuks ühest hiigla suurest kapist. Ta hakkas just lossist lahkuma, kui kuulis hiiglase möörgamist. Maja lõhnab täpselt nii, et on inimene siin. Kui ma tema kätte saan, kondid jahuks jahvataan. Jack haaras harfi kaasa ja põgenes. Kuid see oli võluharf, mis oskas rääkida. Mind varastatakse, hüüdis harf. Hiiglane hakkas Jacki taga ajama. Vaene poiss jooksis kõigest väest. Ta kartis hirmsasti, et tema kondid jahvatatakse muidu leivajahuks. Jack jõudis oavarrani ja libistas end maa poole, kuid ka hiiglane hüppas oavarra külge ja hakkas talle järele laskuma. Jack jõudis maapinnale ja haaras kohe kirve järele. Ta muudkui raius oavard täiest jõust, kuni see kõikus ja rappus ning lõpuks murdus. Hiiglane lendas maha ja ehmatas sedavõrd, et põgenes sealt kus seda ja teist. Jack ja tema ema mängisid kanale kullast harfi ning too munes neile puhtast kullast mune. Sellest päevast peale ei pidanud Jack ja ta ema enam iial nälga tundma ning nad elasid õnnelikult elu lõpuni.